hommikust. Just marssisin autosse. Nagu te näete, mul on veel eilsest ripsmed ja kulmud. Ülejäänud stuff on maha võetud. Et ärge mõelge, et ma magasin meigiga, mul lihtsalt ma mõtlesin, ma jätan need tutikud külge, et see on natukene fancy mulle täna ka. Ja kulmud on mul ka ilusti püsinud enam-vähem. Mõtlesin, et las olla. Aga jah, ma võtsin just mingist Luna Bakery siin Veerennis. Võtsin sealt ühe kohvi, latte ja võtsin omale hommikusööki ka, sest mul on täna puhkus. Ja oh my god, see on täiesti soe veel. Ma võtsin sellise pistaatsia saiakese. Ma lasin soolast, aga neil ei olnud soolase valikut. Neil olid seal magusad igasugused. See on nii värske. Nüüd ma pean minema poodi. Ma pean minema deposse. Mul on vaja depost ilmselt vaja oli. Paari asja oli. Mul on vaja veel taimetugesid. Ma tahtsin maasikatele ka panna. Mul kunagi ei piisa nendest taimetugedest. Ja ma ei tea, millal peab hernestele panema need hernekepid, sest kui ma panen need toestused, siis ma pean ju ära võtma kateloori, et meil on siin ikka ju ööd on alla 10 kraadi ja päevalgi mõnikord alla 10 kraadi. Et ma ei tea, kuigi herned vist kannatavad kuni õitsemiseni külma. Ma ei tea, peab guugeldama või oskate mulle nõu anda. Ja siis ma peaks toas panema, ma arvan, ma kasvatan toas ette, ma arvan, kurgi, kõrvitsa. Ma vist ikka proovin kõrvitsat ka, et mul on üks peenar veel vaba. Kurgi, kõrvitsa ja ma mõtlesin, ma panen ka salati toas, kasvan ette, sest ma vaatan peenras kuidagi väga aeglaselt mul edeneb seal. Et äkki toas läheb see taim veits kiiremini ja siis panen peenrasse. No, ja basiilikut ja nipet-näpet veel. Ja mul on hästi palju tööd vaja teha. Majandusaasta aruandeid. Praegu on hooaeg ka, et uued kliendid tulevad. Nendega on vaja tegeleda. Seadistada. Lepingud vormistada. Praegu on see kuidagi alati on nagu see vahetult enne juunit uued kliendid tulevad. Ma ei tea, miks see niukene. Ma arvan selle majandusaasta aruande pärast, et tehakse majandusaasta aruanne ära ja siis tavaliselt nagu siis kuidagi antakse need saldod üle. Ma ei tea, ma olen igatahes täheldanud. Et see on see periood, kui otsitakse uusi raamatupidajaid, kui on põhjus vahetada. Mul on praegu mingi 2 suuremat klienti Soolas ja siis oli veel paar päringut seal. Ja praegu siis, jah, mul on vaja käia depos, ma teen seal kiire oma toimetused ära. Ma ei tea, kas ma mainisin, Melinda just viisin lasteaeda. Ja mul on vaja toidupoes veel käia, toit on kodus otsas ja täna vist alustatakse terrassi ehitust. Keegi pidi tulema täna. Ma ei tea, kui palju ja kui kaua ta on ja mida ta täpselt teeb. Aga midagi alustatakse. Lootust on, et enne Jaane saab terrassile. Ja siis vaatame kodus edasi, et mis me veel täna teeme. Nagu te eelmises klipis nägite, siis käisin depos ära ja nüüd olen sõitnud
toidupoe juurde ja enne seda ma peaks veel viima ära Taara, sest ma olen juba, ma ei tea, mitu päeva siin Taaraga ringi sõitnud. Siis mul tagaistme peal on Taara pudelid 2 kotti, et ma panen need Taara automaati ja siis lähme käime toidupoes. Vaatame, kas on terve. Kõrval on meil siis katkine. Siin oli, ma ei tea, kas ma olen näidanud juba, et sellised praod olid istudel sees. Kuskil oli teine praod, kus seal. No vaatame. Karp on küll veits mõlkida saanud. No, otse Hispaaniast. Jah, kas me nüüd saame teleka laua kokku panna? See on sai mingi look. Oh my god. So, vaatame. No, jälle, noh. Mis asja nagu... Noh. Oota, kas ta väljast on ka näha? No mine pekki, noh. No. Siin on ka, jah. No mida erille? Nagu te nägite, siis meil siis lisatükk ka oli vigane. Ja see muidu tuli Hispaaniast ja meil oli, Hermanil oli võimalus siis helistada hispaania keeles nendega rääkida. Ja praegu siis öeldi meile niimoodi, et nad ütlesid meile, et me monteeriks kokku selle esimese pakiga, sest sellel on praod on siis selle koha peal. Et sellel teisel oli täpselt selle augu koha peal, mõlemal poolel augud. Aga siin on nagu kuidagi siit üldsegi. Et me monteeriks kokku ja saadaks nendele pildi ja nad pakkusid allahindlust meile rahaliselt, 35% rahaliselt meie jaoks tuleb see kuskil 450 eurot. Või nad saadavad meile 3. paki ja pole garanteeritud, et see 3. pakk ka tervena jõuab meile. Nii et praegu me siis monteerime kokku ja me siis otsustame, mis me teeme, kas me võtame 3. jupi, proovivad paremini pakkida või võtame soodustuse vastu. Nii, Herman tõi... Herman... Talv. Õhus on külm, jah, täna on mega külm. Nii et ongi tubane päev täna. Paneme seda siis kokku. Kuule, kas ma panen selle kokku või? Need vidinad seal, Melinda asjad. Ja, me võime... Siin on siis ilusti meil ära sorteeritud jupid. Herman paneb raskemad. Kõige raskem on see, et see siin vaata, et see on okei. Nii. Ja mina panen siis sahtlid. Mul on see Easy Part. Üks sahtel on koos juba. No vaatame, mis meil välja kukub. Ja need lähevad from the sides, right? 1, 2. Okei, kus kohas täpselt? 20, 20, 20, 20. No peaaegu on koos. Suur töö on ära tehtud, Herman. Terve päev. Terve päeva kulutas. Terve päeva, jah. Nii, aga mina lähen Melindale järgi ja siis kui tagasi tuleme, siis vist on äkki kokku pandud. Või sul hakkab mingi laulutund vahepeal või? Mul ei ole täna midagi. Okei. No siis... Okei, ma lähen muidu, ma nii lõks. Bye. Bye. Nii, meil on siis reede... Ei, mis päev täna on? Täna on 4. päeva õhtu. Ja meil tuli täna isu süüa midagi head. Ja midagi head meie mõistes on siis Vahemere toit. Vahemere on alati. Ja selline on siis köögilaud praegu, selline bardakk. Näita sina oma küüsi. Teistpidi näitad, jah? Nii, ma tea, mis sul siin ilusat on. Ma ei näe pilti. See küüs on must. Näita, mis sul käe peal on, kell on, jah? Väga ilusad. Nii, aga meie laud on valmis saanud.
tegime erinevaid bruschettasid, siin on siis anjoovistega, siin on lihtsalt avokaado, pesto ja tomatiga, peale on pandud balsamico kastet, soolapipar peab ka laua peale tooma. Siin on siis pekaani pähkliga, toorjuustuga ja meega, salamiga, Milano salamiga, siin on päikese kujutatud tomatiga, erinevaid siis, siin on Itaalia sink ja vorst. Et suukene snäkilaud tänaseks. Ja meie telekalaud tuli selline. Seda ma polegi veel näidanud. No, see on nüüd valmis. Mis sa teed? Kuule, ma ei saa muidu copyright niimoodi. Vabandust. Melinda, juba sa varastad. Häbematu. No tere, vlog on 16 mai. Eile ma vist ei vloginud üldse või vlogisin, aga ma ei mäleta. Vist vlogisin ikka, me tegime neid bruschettasid. Igal juhul, jah, täna on siis minu puhkuse viimane päev, selles mõttes, et viimane tööpäev. Et siis tuleb nädalavahetus ja jälle tööle. Praegu siis kell on juba 1, mul on aeg lõunat süüa. Herman läks mingi tund aega tagasi, juba läks lennuki peale, ta läks Saksamaale ja tuleb tagasi pühapäeval siis, aga jah, ma siin tegin tööd hoogsasti, mul oli päris pikk to-do list ja mul on veel mingi 4-5 asja sealt to-do listist teha. Mailbox siis on mul 27 lugemata kirja ja no jube raske on neid saada nagu nulli seal. Kogu aeg tuleb kirju juurde. Ma ei tea, kes tunnevad või kes teavad, mis tunne see on. Et vastad mingitele kirjadele ära ja juba selle ajaga on tulnud uued kirjad asemele. Igal juhul mul on aeg teha lõunasööki ja ma ei tea, kas ma olen rääkinud, aga meil käib praegu juba terrassi ehitus. Meil ongi praegu üks härra praegu akna taga, seal paneb terrassi laudasid juba, terrassi laudasid, et põhi on juba tehtud ja siis need postid on paigaldatud, karkass on tehtud, et ta paneb peale juba terrassi laudasid ja ma ei tea, ta on seal juba hommikust mingi 7:30 saati on juba siin. Ja ma ei olegi ausalt öeldes vaadanud, et mis seis seal on, ma lähengi piilun nüüd ja lähen teen siis süüa endale midagi. Nii, ma olen nüüd oma töö tegemise lõpetanud tänaseks või praeguseks, võib-olla õhtul korra viskan veel läpaka teen lahti, vaatan majandusest aruandeid. Sest see juuni lõpp tuleb mega kiiresti alati. Igal juhul praegu, kuna siin mingi 5 paiku lubab vihma ja ma pean nagunii minema varsti Melindale järgi ja õhtul, kui sajab vihma, siis ma enam aias toimetada ei saa. Ja praegu on meil enam-vähem päike paistab. Nii et mul on siin aega praegu kuskil 30-40 minutit aias toimetada, enne kui pean Melindale järgi minema. Nii et mul on vaja seal panna üks lillekene ära istutada ja siis paar taime veel. Ma arvan, ma selles vlogis teile aia kohta praegu update'i ei tee, aga äkki järgmises vlogis ma teen teile aia update'i, näitan, mis mul seal kasvab, kuidas ma olen nad paigutanud ja üldse, mis ma seal teen nendega ja mis juhtus nende taimedega, mis mina ise ette kasvatasin ja mida ma teile siin näitasin. Et osadega läks hästi, osadega läks kehvasti. Et jah, aga aia toimetasid järgmises vlogis. Praegu ma lähen aeda ja õhtul räägime edasi. Nii, me oleme nüüd juba õhtusse jõudnud, kell on vist mingisugune 7, 18:42 ja just tegin õhtusööki, näitan ka kohe, mis meie õhtusöögiks on. Selline õhtusöök siis tuli, see on siis beebibrokkoli vist nimetatakse seda, siis lihtsalt tavalised haklihakotletid, riis, siis tilli hapukoore segu ja no pisto moodi asjandus, siit on küll suvikõrvits ja mõned asjad puudu, aga selline kooslus tuli ja Melindal on täpselt sama toit.
head isu meile. Ja meil on terrass valmis. Panen siia terrassi pildid, sest ma ei taha filmima minna õue, sest lihtsalt vihma sajab, nii nagu ilmateade lubas. Ma panen lihtsalt pildi, mis ma kiiresti tegin, enne kui me tuppa tulime. Ja tada, valmis ta ongi. Ja jah, et nüüd siis lähebki meie päev õhtusse. Ja homme on ju Eurovisioon. Siis seega ma tahan täna teha maks palju tööd õhtul. Et siis homme õhtu saaks Eurovisiooni vaadata. Ma see aasta esimest korda nagu tahan ise ka vaadata, sest Eestil on võidulootus. Ja minu meelest päris hea lugu läks Eurovisioonile, nii et ma tahan kindlasti seda vaadata õhtul. Ja jah, nii et ma tõmban sellele vlogile praegu otsad kokku. Tuli selline lühem vlog. Aga teie, kallid vaatajad, kes vaatavad, aga ei subscribe'i, palun pane subscribe. Ja see on tõesti suureks motivatsiooniks lihtsalt teha rohkem videosid. Ja jah, näeme siis järgmises vlogis. Tšau!